Ja tere, ma olen Jane. Hi, I'm Jane. Ja mu tunnistus puudutab siis seda, mis Debbie Rits rääkis, et Soomes oli koosolek. And my testimony is about the meetings in Finland. Ja väike taustalugu siis see, et ma läksin Soome ja arvasin, et ma olen seal 1 aasta piiblikoolis ja siis tulen Eestisse tagasi. And when I went to Finland, I thought I was going to be there for 1 year and then come back to Estonia. Ja siis, kui ma olin seal, see oli Debbie Ritsi koosolek ja siis ta rääkis alabasteri nõust. And when I was there, then Debbie Rich was preaching about the alabaster jar. Ja sel hetkel siis Jumal ütles mulle, et ma annaksin kõik, mis mul on. And God told me to give everything I had. Ja mida see sel hetkel mulle tähendas, oli see, et mul olid säästud. Ma olin säästnud selleks, et minna sinna ja sel hetkel mul ei olnud veel mingit tööd ega mingi muud sissetulekut. And it meant that I had put aside for the Bible school and I didn't have a job. Aga ma teadsin seda, et Jumal kutsub, et ma usaldaksin teda täiesti. But I knew that God was calling me to trust him fully. Ja ma tegin selle sammu, ma andsin selle korjandusse. And I did the step and I gave it. Ja siis see koosolek läks edasi. And the meeting went forward. Ja üks hetk siis Jumala vaim puudutas inimesi, inimesed hakkasid jooksma ümberringi selle saali. And one moment God touched many people who started running. Ja ma leidsin ka iseennast sealt jooksmas. And I started running too. Aga väike siis tagasivaade on see, et mul on olnud koormusastma. But I've had sports asthma. Mis tähendab seda, et mul ei olnud võimalik joosta ega naerda niimoodi, et ma ei hakkaks lihtsalt köhima ja mul ei oleks võimalik põhimõtteliselt hingata. That I couldn't run or even laugh without getting an asthma. Ja eks näiteks ma olin oma sõpradega koos, me naerisime ja siis ma lihtsalt hakkasin, lihtsalt see köhahoog tuli nii palju, et mul vahepeal oli, et ma isegi ei ole aega sisse hingata ja mul oli, et kuidas ma saan hingata, nagu ma pean hingama, sest inimene vajab hingamist. And sometimes when I was with my friends and just laughing, then this asthma came and I couldn't breathe even. Aga siis, nagu ma ütlesin, ma olin seal koosolekul ja ma leidsin ennast seal jooksmas. But in the meeting when I was running, siis üks hetk mu mõistus maju oli, et oota, Jane, mida sa teed? And then one moment I was thinking, wait, what am I doing? Kuidas mul on võimalik joosta? How can I run? Ja ma olin jooksnud suure kiirusega ja see saal oli suurem kui see saal ja nagu mitmeid ringe. And I had run many rounds all over the sanctuary. Enne seda, kui ma oleks isegi siit kuskil tahapoole jooksnud, isegi mitte nii kiiresti, ma oleks peale seda mul oleks võimatu hingata. And before that meeting, if I had just run to this wall, it had the asthma would have come. Ja siis, kui ma jooksin seal ja siis peale seda koosoleku ma läksin siis õue ja jooksin uuesti, sest ma tahtsin näha seda. And after the meeting I went outside and just ran again because I wanted to see it. Ja Jumal oli täielikult tervendanud mind astmast. And God had healed me completely from asthma. Ja peale seda ma hakkasin trenni tegema. After that I started training. Ja nüüd ma olen oma elus 2 korda jooksnud 10 kilomeetrit. And now I have run 10 kilometers 2 times already. Kõik au Jumalale, tema on see, kes tervendas. All the glory to God, he healed me. Hallelujah. Thank you.